Tere Suusi. Tere Igor. Lõpuks ometi. Räägi kõigepealt natukene endast, et mis elu sa oled elanud ja mis sind seob selle tantraga ja nende tantrafestivalidega ja kuidas see sinu ellu tuli? Minu ellu tuli see 10 aastat tagasi, kui me sattusime täiesti juhuslikult oma tolleaegse poissõbraga ühele tantrakursusele, kus tema tegi kujundust ja siis ta sai selle eest vastu lihtsalt võimaluse 2 osaleda, ta võttis mind kaasa, me olime täitsa puhtad lehed. Ja sealt, põhilise asja, mida ma sain kaasa, on koos vahekorra ajal hingamine. Et sa hingad ühes rütmis ja see andis meile nagu tohutu suure hüppe edasi igas mõttes ta nagu sügavdas ja avardas meie suhet. Mitte ainult seksuaalsuhet, aga üldse suhet. See oli selline hästi võimas kogemus. Ja sealt edasi me pusisime ise ja sealt edasi oli üsna loomulik, et ma siis hakkasin osalema tantrafestivalidel ja poole pealt kuskil 5 aastat osalesin ja siis tegelikult olin ka vabatahtlik ja siis hakkasin korraldama tantrafestivale ja erinevaid kursuseid ja õpetajaid maale tooma ja et see tantra on selline üks osa minu elust. Aga 10 aastat, kuidas see siiamaani on sinu elus püsinud? Miks sa sellest nagu ei ole lahti lastud või edasi läinud? Aga kuhu edasi? No ma ei tea, inimesed, kes pöörab tantsu, kes pöörab mingisugusesse budismi ja inimesed leiavad ikka, võtavad seda kui võib-olla vaheetappi või mõned ütlevad, see on üldse mingisugune nalja tegemine. Kas sinu jaoks on see olnud nali või see on olnud sinu jaoks ikkagi teekond? No ta on lõbus olnud, aga mitte nali selles mõttes, et teda õudselt kergelt võtta, et see on ikkagi selline distsipliin, mis on üks paljudest viisidest, mis aitab sul kogu aeg kohal olla. Endas olla, maailma paremini märgata ja nii-öelda minu jaoks tekitab ka selliseid lisareaalsuse tajumise viise. Ütleme niimoodi, et enne oli su raadio ainult Kuku raadio peal näiteks. Siis sul nüüd tulid juurde Klassikaraadio ja Elmari raadio ja mingisugune Deutsche Welle ja igasuguseid erinevaid kanaleid tuli nagu juurde reaalsuse tajumiseks. Aga loomulikult tantra on ainult üks viis selleks. Ja tantra on ka, need on ju erinevaid viise, millise aspektiga sa tantras saad tegeleda. Siis me oleme ka hästi palju läinud oma partneriga praegu. Meile meeldib tantsida, et see ekstaatiline tants mingis mõttes võib öelda, et on osa tantrast, kui sa paned sinna oma hingamise ja kohalolu ja partneritaju juurde, et need on erinevaid viise hästi palju. Aga jah, see hingamine minu jaoks on kuidagi alus, asjade alus. Ja ka see, et kui sa oled nagu mingisuguses nagu sellises ärevuses või mingit moodi, minu meelest on see täiesti okei kohe nagu seltskonnas ka kõvasti kas panna silmad kinni või lahti, lihtsalt nagu hingata, lihtsalt. See kuidagi toob kohe, vabastab esiteks pinged õhuga, sa lased need välja ja see toob kohale. Ja seltskonnas ka vabastab päris palju pingeid, inimesed hakkavad ise ka vabamalt ennast tundma. Täpselt, sest et kui sa oled pinges, siis on su hingamine pinna peale. Ja siis kui sa nagu korraks siis on kõigil nagu see luba, et sa võid nagu hingata ja lõdvestuda ja tulla kohale. Aga miks just festival? Mis sa arvad, miks sellist festivali formaati on vaja? See on hea selleks, et tulla kord suve jooksul kokku ja just nagu pikema aja jooksul, mitte selline lühiajaline kursus, mis on ka, vahel sa saad mingeid häid nippe ja tehnikaid, eriti kui sa oled algaja. Aga tantrafestivali võlu on just selles, et kui sa oled näiteks 5 päeva või ka 3-4 päeva, siis see nagu see protsess, kuidas järjest inimesed oma maske nagu maha kukutavad ja rohkem südamed avarduvad ja see üldine vibe on lihtsalt nii kogemist väärt ja nii selline
see on nagu puhas armastus, mis seal õhus on. Et see on nagu see minu meelest, mis pärast tasub just festival ja pikemat formaati kogeda. See on nii hea, et sa teid sisse sõna armastus. Tahakski kuulda, mis on sinu jaoks armastus? Kui ma peaks ühe sõnaga ütlema, mis ta kõige lähedasem muu sõna on, siis ta on nagu hoolimine. Ta on selline sügav hoolimine, isetus. See on ka enda vastu, endast hoolimine, partnerist hoolimine, maailmast hoolimine, metsadest hoolimine. Väga ilus. Aga nüüd see aasta meil toimub festival sellises uues kohas, aga sinu jaoks ei ole see koht sugugi uus, sest seal kõrval on kohe sahakabel ja see sahakabel mängib väga sellist märkimisväärset rolli sinu elus. Kas sa natukene räägiksid oma suhtest selle kohaga? See koht on väga eriline minu jaoks ja see on üldse eriline koht. See oli nii, et kuskil Iidamast aegu tagasi, ütleme 20, ma ei tea kui palju, ma võin arvutada, aga no väga palju aega tagasi. Ma olin seal ühe inimesega koos. Ja mul oli nagu nii tugevalt, siis ei olnud seal katust peal, need olid ainult müürid, täiskasvanud, sellised nagu mingisugused põõsad ja see oli nagu selline. Ja need seinad ühel hetkel ütlesid mulle, et sa tuled siia tagasi ja abiellud siin. Wow. See oli nagu nii selline pühalik, hästi tugev selline ülemliidu tunne. Ja siis ma unustasin selle ära. Ja ma ei mäletanud seda kohta, ma ei mäletanud täpselt, kus see oli. Ma läksin selle inimesega lahku, millest mul oli väga kahju ja valus. Ja mõtlen, et kivid ei bluffinud. Sellepärast, et kui 3 aastat tagasi ma oma praeguse armastusega me heitsime ülemliitu, mitte abiellu, aga ülemliitu siis see päev, see aeg, see koht, nagu see tseremoonia koht ja peo koht, kõik oli minu jaoks saladus. See oli ju saladus minu jaoks, nagu sa mäletad. Ja siis ma sõitsin selle laheda vana Citroeniga, oma partneriga ja ma nägin, et see on see koht. Tead, mul jooksid pisarad, niimoodi pisarad, sest et see oli lihtsalt nii vau. Ja siis ma olin tõesti nagu nii liigutatud ja kohe see koha energia ja see selline mingisuguste spiritite või vaimude kohalolek on nii tugev. Ma neid ei tunne igal pool, aga see oli lihtsalt hämmastav, kui tugev see oli. Nad võtsid meid kohe vastu. See oli nii võimas tunne ja siis ootasid sõbrad ees ja siis Jan juhatas mu sinna sisse ja ma olin täiesti oimetu nagu sellisest liigutusest. See oli väga võimas. Wow. See kabel on 1000 aastat kuskil vana ja see olla kellegi taanlase, ta pääses merehädast ja siis ta ehitas selle kabeli tänutäheks, et ta pääses. Ja seal oli olnud juba hiis ja see selline hästi võimas energia on sealt tõesti koha peal tunda. Et aeg-ajalt, kui meil on raskemaid aegu või ka lihtsalt me käime sealt päris tihti läbi. Ja see on väga võimas koht. Ja nüüd sa teed seal teetseremooniat festivali? Jah, mul on palutud seal nüüd teha teetseremooniat. Et vaata, kuidas elu jälle toob sind sellesse kohta. Ja mul on hea meel, et tänu teetseremooniale ma saan seda kohta ja seda tunnetust inimestele avada. Et nad sinna kohale tulevad. Ma loodan, et suhteliselt vara, näiteks päikse tõusu ajal või millalgi väga vara, et oma päev alustada sellise võimsa tseremooniaga seal on lihtsalt parim, mis saab välja mõelda, sest et see koht on juba nii võimas. Mis on sinu suhe teega?
minu suhe, ma olen selle nüüd timminud selliseks väga Eesti-keskseks. Ma olen eluaeg joonud hästi palju taimeteesid, aga ma teen seda järjest teadlikumalt, et mida on mul keha toetuseks või vaimu toetuseks sellel hetkel just vaja. Et ma olen palju korjanud Muhumaalt ja seal ma siis pakun ka Muhumaal oma põllult ja aiast korjatud taimi. Ja olen neid ise kuivatanud, õigel ajal ära võtnud, õiges sellises meeleolus ja kindlasti neid taimi tänades. Taimi alati tuleb, kui need ära võtta tänada enne. Ja siis me tseremoniaalselt joome seda Eesti kohalikku teed. Sest et mulle tundub see õigem kui kusagilt mujalt. Või mul on nagu küsimus, et miks peaks olema vanad kuskilt mujalt pärit teed, sellepärast et see on nagu tee, nagu see taim on tee, nagu väekamad joogid kui meie enda puhastest karjamaadelt, aasadest ja alvaritelt ja põldudelt korjatud eestimaised väega taimed ja nendest tehtud teed. Loomulikult. Aga mul on sulle viimane küsimus, Suusi. Et kirjelda mulle, mis teeb eriliseks sinu jaoks püha liidu naise ja mehe vahel? Mis on need nii-öelda alustalad liidule naise ja mehe suhtes? Kõigepealt see, et mehe ja naise suhe saab kuidagi tseremoniaalselt sisse õnnistatud, midagi taolist. See teeb selle juba väga-väga eriliseks. Ma alguses ei mõelnud, mõtlesin lihtsalt tore pidu ja võib-olla tore tseremoonia ja mis seal siis ikka, mida see muudab, aga see on meie jaoks väga-väga palju muutnud. On jah? Jaa, see on täiesti teine olemine, energeetiliselt täiesti teine olemine. See annab ühelt poolt sellise vabaduse. Sa oled tõesti täiesti vaba, aga teiselt poolt see annab sellise hästi sügaval tasemel seotuse ja selle seotuse läbi tuleb see vabadus. Ma ei pea muretsema, et oi, tal nüüd on, et ta läheb kellegi sõbrannaga välja või et mina ei tohiks kellegi oma sõbraga nagu sina või paljude teistega liikuda. Tal on täiesti, meie suhe on, meil on hästi sügav ühendus ja see annab meile mõlemale hästi vabaduse ja sellise suure kerguse. Kuidagi elada nagu sellist elu, kuidas meil mõlemal on meie arenguks nagu sellel hetkel peame sobivaks. Kas see toetab ka teie kasvamist? Kindlasti see toetab meie kasvamist, aga ma arvan, et mina ise konkreetselt ei olnud valmis selleks 20-ndates ega 30-ndates. Siis mul nagu see selline inimeste ja elamuste ja emotsioonide käive oli pigem hästi suur. Aga praegu, kui ma olen nagu seda maailma üksjagu näinud ja nagu tean rohkem, mis mu süda tahab, no mis seal salata ka, mis mu keha tahab ja mis mu vaim tahab, et siis on nagu lihtne tulla tagasi sinna ülemliidu selliseste kokkulepete ja sellise pühaduse ja üksteise hoidmise ja arvestamise juurde ja teha seda pingutusteta. Tõesti pingutusteta, ma panen käe südamele ja ütlen, et see ei ole hetkegi nii, et ma ei saa midagi teha, sellepärast ma olen ülemliidus. Ja samamoodi Jan, ta on täiesti vaba ja just selle vabadus annab see, et meil on ikkagi nagu see selline tagala, me oleme meie sügaval tasemel seotus. Väga ilus. Ja lõpus ma veel ikkagi uurin su käest, mis sa ootad selle aasta Tantra festivali? Mida sa tahaksid kogeda või näha või tunda selle sündmusel? Kuna ma olen üksjagu festivalidel ja tantra kogunemistel ja kursustel käinud, siis ma arvan, et mul ei tuleks sealt enam midagi uut, et no nüüd tuleb mingi õpetaja, kes ütleb mulle mingisuguse asja, mida ma enne ei teadnud. Pigem mulle meeldiks seda kogeda, et seal tulevad inimesed jälle kokku, et nagu sul on aega iseendaga, sul ei ole seda telefoni, sul ei ole mingeid segajaid, sa oled nagu kohal iseenda ja teistega ja see selline
jagamine ja see on nagu see ühtsuse tunne lihtsalt nii eriline ja nii mõnus, et ma seda küll ootan. Näha jälle nagu vanu sõpru, eks ole, ja sind ja Bellat ja kõiki teisi ja see on lihtsalt nii mõnus. Ja ilusas kohas ja mis saab veel toredam olla, kui ilm oleks ka tore, on ju. August tõenäoliselt on väga mõnus ilm. Ja. Jõudu teile selleks. Ma ootan väga juba. Aitäh sulle.